Tere, mina olen Birgit, olen nooremteaturrühma juht siin Maaelu Teadmuskeskuses. Ülesandeks on siis aretada uusi tomatisorte. Et meil on siis peamiselt 3 suunda, on meil suureviljalised, on meil viinamarja tüüpi või kirstomati tüüpi sordid ja kaebustomati sordid. Et siin praegu hetkel olemegi kasvuhoones, kus siis toimub viinamarja tüüpi tomatite sordiaretus. Sordiaretus siin tomatile on üsna pikk ja aeganõudev protsess, et keskmiselt kulub selleks siis 10 aastat aega. Et alguse siis saabki siis see sellest niimoodi, et ma vaatan 2 potentsiaalset sorti, mis oleksid sellised varajased, haiguskindlad, saagikad ja siis ma need omavahel ristan, millest siis saabki alguse aretis. Ja siis ma panen ta aretusaeda ja hakkan seda taime uurima. Et kui ta on näitab häid tulemusi, ongi haiguskindel, ongi selline hea saagikusega, siis ta jääb pikemalt alles. Aga kui ta hakkab haigusi, näiteks ruugehallitust välja näitama, siis sellise aretise ma viskan üsna ruttu välja ja selle taime ja sellega ma edasi lihtsalt ei lähe. See sort aretis on tegelikult olnud praegu 4-5 aastat katsetes. Et uurin, vaatan, kuidas ta haigustele vastu peab. Kuna ta on üsna selline lehvikulaadne, siis ma tahan näha ka seda tema puhul, kui hästi ta suudab ära täita kogu selle lehviku, sest et kui vaadata, siis see taim ise siit on üsna peenike, et võib olla ohtu, et võib lihtsalt ära murduda. See aretis on see, millega mina ei jätkaks edasi. Kui vaadata neid koparaid, on nad pigem väga siuksed kehvad, väga väikese saagiga, et ma ei näe potentsiaalid sellel taimel, kuna see, missugused tomati vanemate tunnused avalduvad, et seda me ei oskagi öelda ja seda tulebki katsete käigus välja.